See pisike Käru kauplus on üks nendest maapoodidest, kus vargapoisid viimastel päevadel on oma tegusid teinud. Aga tõepoolest 1. aprillil kella 4:27 ajal politsei väljakutse Türi valda sai, et sinna asuvasse Coop kauplusesse on sisse tungitud. No lisaks Kärupoele on käidud ka vist, nagu aru võib saada, nii Annas kui siis ka Kabalapoes. Anna kaupluse juhtum on juba varasem juhtum, aga hetkel olemasolevate tõendite alusel ei ole meil alust arvata, et Anna ja Kabala kauplused oleks kuidagi omavahel seotud. Küll aga samal päeval, kui käidi Kabala kaupluses, sai politsei väljakutse veidi rohkem kui tund aega hiljem ka Käru alevikus asuvasse Coop kauplusesse, kus siis samamoodi olid vargad toimetanud. Milline see vargapoiste käekiri on ja mida sealt siis varastatud oli? Kabala kauplusesse oli sisse tungitud kaupluse ukse kaudu ja sealt siis oli kaasa võetud suurem kogus erinevaid marki sigarette ja Käru kauplusest viisid vargad kaasa siis kauplusele kuuluva seifi, milles oli siis sularaha veidi üle 300 € ja lisaks siis kaupluse kliendi ja kinkekaarte. Tulevad nii-öelda kuumad 90-ndad jälle meelde? Ei, päris nii ei ole, et eks aeg-ajalt selliseid juhtumeid ette tuleb ja aasta jooksul mõned juhtumid Järvamaal ikkagi siiski aset leiavad. Sellesse pisikesse Kabala maapoodi üritasid vargapoisid veel viimati täna hommikul sisse murda. Tõsi, täna varahommikul taaskord sai politsei siis kella 4:43 ajal väljakutse Käru alevikku, et taaskord on sinna kauplusesse sisse tungitud. Kella 6:50 ajal tuli ka teade, et on üritatud sisse tungida Kabala kauplusesse. Kuna hetkel sündmuskohal toimingud käivad, siis on praegu keeruline kommenteerida täpsemaid asjaolusid. Igal juhul need vargapoisid ja pätid jäid ka turvakaameratesse ja siinkohal vist politsei palub abi, et kui keegi peaks ära tundma, siis andku teada. Tõesti, 1. aprillil jäid Käru kaupluse kaamera salvestusele isikud, et kui keegi tunneb ära videodel olevad isikud, siis palume sellest teada anda politseile.